Nii. Ei. Tere hommikust. Türa 2 tuli umbes 3 kuud tagasi välja. Võib paista, et ma olen vahepeal lihtsalt niisama passinud, aga tegelikult ei ole. Koolis käisin, esseesid kirjutasin, niisama kassisin, niisama oli mingisuguses nagu loomingulises kriisis. Türa 2 minu meelest õnnestus hästi, aga mida edasi teha? Nii et ma hakkasin tegema Sveta Grigorjeva sütitajatest Türa snäkki. Käisime Markus ja Gretaga peale etendust Nokus õlut joomas, jaurasime sellest. Greta mul on tunne. Okei, no mul oli nagu niikuinii mingi halb töö, kui ma tulin seda vaatamisega. Ma ei tea, kas see mõjutab seda kõike possibly, aga võib-olla nagu see on suva tegelikult. Ma olen palju kordi paha töö, kui ma olen teatris käinud, aga... Et me ilmselt nagu istume seal kantukide saalis, et mingid inimesed naeravad ja kõik on kõik saavad nagu sama, kõik on mingis samas mindsetis, aga tegelikult on nagu ilmselt hästi suur hulk inimesi, kes kuulavad seda sama polüloogi seal alguses ja nagu that's not funny, et see on tõsi või siis, et umbes nagu, et see on täiesti vale ja niimoodi ei saaks kunagi olla. Üldjoontes ikkagi kogu selle esimese jupiga mul on tunne, et see saaks olla potentsiaalselt põnevam, aga veitsin siis proovivad nagu olla naljakad vist, aga mul on nagu super naljakas ja isegi see mingi idealistliku maailmamuut ja nagu positsioon, ma ei tea, kuidagi ei mänginud ennast liiga hästi väljast, et mingid asjad samal ajal olid nagu realistlikud etteheited ja siis mõned olid nagu bitches are stupid. Mul on kuidagi tunne, et teatris võiks olla nagu 2 asja. Üks kas võiks olla nagu tähendus või teine võiks olla lihtsalt lahe ja ma ei tundnud mingi hetk nagu kumbagi või ma ei tundnud nagu seda, et ma saan siit mingit tähendust ja ma ka ei tundnud seda, et ma tunnen, et see on nagu lahe. Alguses ma ei teaga nagu, this is so horrible, aga et mida rohkem aeg läks edasi, seda rohkem ma hakkasin mõtlema, et võib-olla see hakkas veits hajume, aga ma hakkas tunduma seda taotluslikum, et minu meelest nagu mingit ühte tähendust saada ongi keeruline sellisest avastusest, sest see oli nagu nii kiire, või nagu minu meelest vahepeal ei olnud sellepärast raske kuulda, et neil olid mingid asjad suus või et neil ei olnud häälekoolitused, lihtsalt nagu asjad ütlesid nii kiiresti. Aga mul on tunne, et see on pigem taotluslik, sest et nagu tänases maailmas on hästi kiiresti. Ja tänases maailmas samamoodi nagu mingi cringe ja võlts ja reaalsus väga nagu ähmaste piiridega. Et näiteks seal alguses nad ju just kui nagu mingi mega sincere, nagu räägivad oma suurimaid unistusi üksteisele, aga samal ajal ma veitsin kohe, et ühes küljest on võlts, sest et see on teater, aga nagu teisest küljest tundub veits võlts, kuidas ma ei tea, lähevad umbes Svetat lohutama või see, kuidas Sveta naerab, slash nutab, et nagu, et see on, kõik on nagu võlts ja hästi päris samal ajal ja see tuleb näiteks hiljem, kui on nagu A-seksuaalist Z-seksuaalini põhimõtteliselt, nagu mingi osa alati on päris, aga mingi osa alati on võlts ja see vist iseloomustab hästi paljusid asju, mis meil on tööd. Nii et see projekt läks sahtlisse. Siis minu meelest umbes samal ajal me hakkasime Karl Frissoniga filmima Türa 3 Tartu 2024-st. Hakkasime filmima tähendab siis seda, et me tegime tänava intervjuusid, kus me küsisime inimeste käest, et mis nad kultuuri pealinnast on arvanud. See oli siis, ma arvan, hilissügisel ühesõnaga umbes või varatalvel või hilissügisel. Tere! Mida teie arvate siis sellest terminali toidust? Et ise võtsin tegelikult palju osa ja veetsin tänu sellele ka, muidu ma ise Tartus ei ela, aga tänu sellele just veetsin väga palju aega Tartusse aasta. Terve suve põhimõtteliselt. Et ma arvan, et hästi tehtud ja mul polegi muud väga palju öelda. Ausalt otse on see, et paljudest asjadest oma laiskuse tõttu sain ma teada siis, kui see oli just ära olnud. See oli põhiasi. And I think it's really interesting that a lot of things are in English, so it's really important for other people to actually feel the culture here in Estonia. And I think the events are actually really good, and I'm really impressed about like the cultural life here in Tartu. That's such a small city, and in Estonia in general, that's a small country. Aga siis ma sain tegelikult aru, et ma seda ka ei viitsi teha, sest umbes samal ajal, kui minul olid juba mingid esimesed asjad filmitud ja oleks võinud edasi filmida, kirjutasid Henri Kõiv ja Helena Aadli Müürilehte,
artikli, väga ülevaatliku ja põhjaliku kogu sellest kultuuri pealinna asjast. Mina oleks tahtnud ise, et selles minu uues Türa filmis oleksid olnud kõik need väga paljud kultuuriinimesed Tartus, kes ütlesid, et kogu see pealinna asi on mingi farss ja pask ja et nad seda kaamera ees kõik oleks saanud öelda. Ma arvan, et ma oleks sellega hakkama ka saanud, lihtsalt see oleks nõudnud nagu kokkuleppimisi. Aga siis ma ühel hetkel sain aru, et kas mind nagu tegelikult huvitab see ja võib-olla on nagu hea veits Berkvaheri närve ka säästa. Sest et muidu ta peab jälle pidama neid nagu 1000-sõnaliste kommentaaridega sõnasõdu Facebooki kommentaariumis, et miks kultuuri pealinn oli ikka täiesti suurepärane. Igastahes neid asju ei viitsinud teha, nende asjade tegemine võttis juba ikkagi nagu mõnda aega, see materjal kuidagi istub minu käes. Aga mul hakkas kuidagi kogunema see mingisugune kass, et või ma mitte midagi ei tee. Et häid ideid ei ole, midagi ei tee. Aga siis õnneks tuli üks pidu ja siis ma hakkasingi Türa 3 filmima. Seintel on kõrvad, ma teen seal perfokat, minu performer on Lisette. Võiks olla mina, on ju. Jaa, aga ma mõtlesin, et Johanna kuidagi nagu võib-olla on leidnud uued sõbrad, et ma siis otsisin uusi koostöid. Sest mina ei ole visuaalkunstnik, tavakunstnik. Skulptor. Olen etenduskunstnik. Jah. Longu võiks täiega sponsor olla. Jaa. Et põhimõtteliselt selline väike nagu performatiivne mäng siis. No meil on hea nagu ka, tegelikult helikunst ja et ma lõpetan itsitamise. No itsitame. Nii. Et me võime julgelt nagu ikkagi avastada seda vaikuse kohta. Selles mõttes, et leidsid raha? Kõlas niimoodi nagu. Ma ise käisid mul rääkida, aga ma ei taha rääkida. Aga nüüd ma vist sain enda jaoks mingi asja nagu millestki aru. Et nagu ja need lõpetamata laused ka. Ma nagu vist sama värk, et ma ei ole näitleja. See ei ole vahet. See on vist nali. See on nagu sisenali. Et tantsijad ka räägivad muideks. Et aga ma arvan, et ma rohkem praegu Türa 3-st ei räägi, et las need klipid olla nagu mingisuguseks tiiseriks, alustustiiseriks. Lihtsalt ma arvan, et mingisuguseid tiiserid tuleb veel ja tegelikult selle Türa 3-ga on mul plaan nii, et teeks ka nagu mingi avaliku esilinastuse, saaks kõik kokku, jooks õlut, vaataks filmi, ajaks loba. Aga ma tegelikult filmin ka mõnda asja veel jooksuvalt, ehk siis tegelikult on potentsiaalselt tulemas ka Türa 4 varsti mingi hetk. No igastahes mingisugused asjad on nagu käimas ja ma nagu oma hoo, ma arvan, tagasi sisse saanud ja ma arvan, et mul on ja ma arvan, et see ja ma olen lihtsalt, ma arvan, väga rõõmus neid asju praegu tehes, nii et see on vist nagu cool. Nii, ja mul on tegelikult vist mingid päris update'id ka igastahes esiteks. Ma vahepeal otsustasin, et ülimalt fokusseeritud, ehk siis mingisugusele konkreetsele teosele fokusseeritud kultuurikriitikaga ei viitsi ma nii palju tegeleda. Ma ei tea, lihtsalt tekkis selline tunne, et ei viitsi. Et edaspidi Türa filmid on laiali valguvamad, võib-olla hoopis
mingit muud lugu jutustavad justkui, samas olles ikkagi, ma arvan, vähemasti mingeid õhukesi niite mööda seotud kultuurivaldkonnaga. Ma tahan lihtsalt vist teha seda, mida ma tahan, ehk siis ma ei piira ennast otseselt mitte ühegi reegliga. Kõike võib Türas näidata, on see vist, mis on esimene update. Siis võib-olla näeb varsti ilmavalgus Türa stuudio, mis on eelkõige koht, kus ma saan tööd teha, aga teisalt ma arvan, et ka koht, kus saaksid teised inimesed tööd teha, kus me saaksime kõik koos mingit filmiprojekti teha. Ja kus võib-olla saaks Türa Productions muutuda mingisel määral kollektiiviks. Aga sellest ma kindlasti räägin ka veel jooksvalt. Sellest, kui ma kõigist asjadest jooksvalt räägin, see on ka üks update'i osa. Sellepärast, et ma olen kohutavalt jube sotsiaalmeedias. Türa Instagram on põmst surnud, sest ma ei jõua postitada sinna mitte midagi. Mul on hästi pann telefon, võib-olla selles on veits asi, aga tegelikult tõenäoliselt mitte. Ma lihtsalt ei viitsi sotsiaalmeediasse midagi postitada, nii et tegelikult oleks hästi lahe, kui mul oleks keegi inimene, kes seda teeks, aga mul ei ole raha ja ma ei tea, kas sellist inimest on olemas, kes lihtsalt tahaks seda teha ja kes teeks cool asju siis, kui ma teda sunnin neid tegema. Ehk siis kohe, kui ma ütlen, et midagi on vaja teha, siis ta teeks. Eks mul oleks vaja sellist nagu sotsiaalmeedia orja. Aga ma arvan, et nüüd on kõik tehtud. Ma lähen filmima Anumaideli setet. Türa 3 tuleb fucking lahe. Ja ma arvan, et see ongi kõik praeguseks. Varsti tuleb cool asju vist.